Tere õhtust! Mina olen Mart Juur. Tere õhtust! Mina olen Peeter Oja. Võib-olla mõnele tuleb see üllatusena, aga aasta saab kohe läbi. Kui kohe? Tunni aja pärast. No see on kohe ju. Jaa, tunni aja pärast. No ma räägingi, et kohe. Algab aastat kokkuvõttev ärapanija 2016. Täna saates. Vaat mida nii nõmedal tänaval elamine meie eludega teinud on ja koer on ka kurat närvi. Ära võida, me lähme pankrotti. Asi on pakkuda lahendusi, mitte käia ja ohkida nagu mingi jobu. Lingam on meeste suguelund. Ehk valguse sammas. Ja ma usun, et ma ühtin siinkohal Aller Jõksiga. Den Dobsepan Kasobjak. Kus on Eesti rahva laevad? Kersti Kaljulaid on olnud mõned kuud Eesti Vabariigi president, aga juba on Eesti Päevalehte valinud aasta mõjukamaks inimeseks, millega ta on siis hakkama saanud, millega ta on silma torganud. Üks asi, mis on kindlasti, nagu me teada saime Mardiga, et ta on kaotanud 7 kilo. Tõesti, inimesed kaotavad erinevaid asju, olen minagi kaotanud, aga õnneks me Mardiga käime tihtilugu Kadrioru pargis jalutamas ja enne ühe põõsal 7 kilo oli täiesti olemas. Kusjuures napilt jõudsime, sest et kui me oleks jäänud hiljaks, oleks Vahur Kersna koer selle ära söönud. Ja see oli juba Napilt läks. õudne oli vaadata, käis juures ja nii, et me jätame siia valvelauda. Et see on ilus kontrollikojas küpsenud pekk, et seda oleks patt raisata. Vastab standarditele. Ja kui proua president tuleb ja loeb oma uusaasta tervituse maha, siis kaasa lahkudes saab ta oma 7 kilo kaasa võtta. Ja teine asi on see, et Kersti Kaljulaid keeldus kirikusse minemast ja väga õigesti tegi, sellepärast, et mis võib naisterahvaga juhtuda, kui ta astub kiriku uksest sisse. Seda kuulutama sellest päevast peale. Hakkas seda kuulutama sellest päevast peale. Jatka nüüd ise. Idamaa kalendri järgi terve see aasta oli ahvi aasta, aga Eestis muutus see poole pealt millegi pärast kitse aastaks. Nagu ma juba täna korduvalt rääkisin, et see just, mis oli ostetud Hollandist, sellest justu me ei leia meie Eesti poodides. See just, mis on poelettidel, on absoluutselt tehtud ainult konju kitsepiimast. See just, mis oli toodud, ta oli spetsiaalselt toodud klientidele, kes olid sellega nõus, et sellest toorainest valmistatakse see just ja nad kasutavad seda oma eesmärkidel. Et alati käivad meil grupid, ekskursioonid. Suvel on ka selline võimalus, et käivad pered meil külas. Meil oli näiteks avatud talude päev, kus oli 3000 inimest meil koha peal. Ja suvel, kui on mingid väiksed grupid, näiteks mingi perekond, siis me korraldame neid ekskursiooni. No ma omalt poolt ütleks ainult nii palju, et on lahe atmosfäär, kõrvina seina otsi äär, ei nüüd keegi jää, ei taha jääda selle lits kasvata. Ja me laulame küll Peetriga, aga süda meil muretseb. Tilgub verd. Eesti rahvuskultuuri on tabanud päris raske kaotus sellel aastal, veebruarikuus. Ilmus viimane ajakirja Kosmopolitään number... See on see, et inimesed on muutunud pealiskaudseteks, nad ei viitsi süveneda, Jaa, Peeter, selle on ka see aspekt, kui me räägime kriitiliselt, me oleme jõudnud tõejärgsesse ajastusse, siis tõesti internetis on liikvel tohutu hulk mingit jama. Näiteks ma olen lugenud täiesti absurdseid soovitusi, kuidas saada mulle prinke tuhareid. Jäta nüüd! Twitter on niisugust jama täis. Kosmos oli see kirjas 3 lihtsalt harjutust. Vasakule kannikale, paremale kannikule ja plaksutus. Ja täpselt. Ja korras. Väga lihtne. Nüüd seda nimele, Peeter, kas sina leidsid oma G-punkti ülesse? Ma olin juba peaaegu leidma. Muidugi oli pikk. Mina ei leidnud. Ma olin kuskil 2 või 3 numbri kaugusel. No võt, aga näed. Küsime, kes on süüdi. Ja ma arvan, et eelkõige, ükskõik mis valitsus praegu on,
vastutab selle eest, et Kosmopolitani enam ei ilmu eesti keeles regionaalminister. Kes siis veel? Sest G-punkt on puhas regionaalpoliitika. Absoluutselt. Näidake. See on küsimus tõmbekeskustest. Terve õhtu on söödud ja joodud. Nüüd on aeg tõusta ja teha üks virgutav õhtu võimlemine. Meie oleme praegu siin Tallinna südalinnas, sest just siin teeb hommikuvõimlemist ärimees ja Eesti Olümpiakomitee esimees Urmas Sõõrumaa. Siis on kerge siukene rappumine, nii sealhulgas ka pean sülge suhu korjama, rappumine ja inimese kaks siukest suuremat pumpa on üks see sakraalluu osa ja teine on siin kukla piirkonnas. Et neid mina isiklikult ka neid natukene toksan ka, et need nagu... Ei mulle. Tegelikult võiks iga päev teha paar minutit, see on väga hea kõikidele kogu selle puusa piirkonna jaoks. No nüüd on võimlemised võimeldud, võib jälle süüa ja juua ja jätkub ärapanija. Eesti on selline väike ja tubli riik vaieldamatult, aga üks tõrvatilk selles meepotis on kahtlemata see, et Eesti juba mitmendat korda ei suuda leida endale oma märki. Samas ei kasutata ressurssi, mis meil on olemas. Meil on olemas väga head märgid, mida me võiksime kasutada ja anda neile uue tähenduse. Tegelikult meil on siin suur valik Eesti märke, mis on juba ammu olemas, neil tuleb anda lihtsalt ainult uus sisu. No ütleme kas või selline. Tule Eestisse, saad vett ja vilet. Või ütleme väga, võt selline märk tegelikult, mida võiks kasutada ja mina paneksin sadamasse, suunaga linna poole. Et inimesed, kes on sisse tulnud, väljasõit keelatud. Ja see võib olla ka sadamas märk selle kohta, kuna ta on tableti moodis, see lähedal on apteek, kus saab osta ravimeid odavalt Soome. Jällegi. Ja, no see on väga klassikaline märk, see näitab kõigi Eesti ettevõtmiste tagajärge. Asi algab ja siis vajub ära. Ja. Siin me näeme klassikalist pilti, mis propageerib samasooliste kooselu. Pidev kepp käib. Ja. See on nüüd see märk, mis osutab meie aasta loomale kitsekasele. Kuigi ta on lammasel, võib olla kitseka. Või ütleme sellised, et mine allapoole, tähendab, mine sügavamale, see on selline kultuuriline, et kaeva kuskil sügaval. Või on see märk sellest, katsu vähe kabedamalt käia. No ja see on see märk, kus on nagu Eesti suvi. Pirita. See on nagu Eesti suvi, kus vesi on külm, Pirital on ka külm ja inimene läheb ujuma ja ütleb ühe põhtähega sõna. No, jällegi, see on minu meelest küll tore selles mõttes, et see võiks olla nii Eesti kui ka... Ta on Eesti ja ta on kogu inimkonna märk, aga kuna meie saadet vaatavad lapsed, siis me hakka ütlema, mis asi, kus kohas on. Jah, tulge... Eestlane on puhas. Või on see keelekümblus? Ütleb, et siin on Rahvusringhäälingu toru, kus tuleb eeter ja siin on inimene, kes kuulab seda tähelepanelikult, ta jääb käed jalad laia. Eesti on puhas keelekümblus. No see on armastus. Make love, not war. Ja siia juurde võiks panna ka selle make love, not war. Ja see on nüüd selline pilt, kus... Tule tantsu peale. Meeste tantsu peale. Tule meeste tantsu peale. Ja see on nüüd siis muidugi see summa, mis peale mahaarvamisi ja kõiki maksusid inimestele kätte jääb. See on siis 100 eurot kuus. Nii et nagu te näete, kallid sõbrad, märgi kampaania tegemine on üldse mingisugune raketiteadus. Ka sellised keskpärased mõistused nagu Peeter Oja on sellega võimsad hakkama saama. Nii et ma ei saa aru... Mis siin keerulist on? Palju raha oleks säästetud, nalja oleks muidugi ka palju vähem. Mõelda on vaja. 2016. aasta Eurovisiooni laulu konkurss leidis aset Stockholmis. Ringvaate toimetaja Karmel Killandi käis koha peal ja tutvus selle ühe väga huvitava ja põneva inimesega. Ta leidis endale uue sõbra, väliseestlasest IT-miljonäri Ivar Algvere.
Ja tere tulemast Stokki muidugi. Siin kõik siin juhtub praegu. Oi, tore. Jaa, ma tean seda tüüpi. Ta on jah Stockholmis, ma olen näinud teda. Ta käib seal selle raudsejaama juures. Kui see mitmekorruseline tunnelbaan läheb sealt läbi ja seal ta käib. Aga vaata, mida see sinu tuttav kõneleb meile. Oi jaa, ta on peaaegu sõber. Peaaegu. Kui suur mootor sellel on? Mootor ei ole eriti suur, see on üks V8 ja 4,5 liitrit. Aga see läheb kiiresti, 325 kilomeetrit tunnis. Ei ole V8, see on V9 ja liitreid ei ole mitte 4,5, vaid 4,6. Vot minule meeldib korrektsus. Aga Ivar on niimoodi, et ta käib seal kogu aeg kesklinnas, seal kus see tunnelbaan on ja see raudsejaam ja siis ta läheb segi. Ta on tuisupea. Ta on natuke tuisupea. Kokku läheb 172 veoautod, et ainult viiades etela tehnikat sinna. Ma arvan, see on umbes 14 miljonit eurot. Ja Rootsi televisioon ütleb, et Frans, ära võida, me lähme pankrotti. Vot praegu sa nägid, see on minu korter, kus ta rääkis. See on minu korter, ta läks sinna, aga siin jällegi ebatäpsus, mitte 14 miljonit ei lähe see maksma. See on 15 miljonit. Kui suured need sinu Stockholmi korteri kommunaalid on? Ma maksan igas kuus 700 000 eurot. Ja 700 000 eurot. Päris kallis ju. Ei ole. Kesklinnas ei ole. Ta võiks kallim olla. Ma tean, kus on isegi 710 000. Ivar elab sinu. Ivaril on selline korter, suur korter, ta on odavis linna osas. See maksab ainult, mis ta maksab, 200 eurot kuus maksab. Gaasi ja siis on elekter kokku. Aga kuidas ta sinu korteris, kas ta käib lilli kasvas? Ei, ma lasin ta ütles, et ta tahab natuke bossata. Ma ütlesin bossa. NK on tegelikult sinu jaoks veel tähtis. Mille poolest? No see on minu nurgapood algus peale ja siis minu abikaasa Mikael, tema töötab siin. Oot, stop. Ma nüüd ei saa aru, Mikael on ikka minu abikaasa. Mis ajast ta on? Minu korteris oli, vaata, Ivaril on see, et kui ta minu korteris tuleb, ta mõtleb, et kõik on tema oma. Korter on tema oma, minu naine on tema oma ja ta on nalja vunts. Mis tööd sinu abikaasa siin teeb? Ta müüb voodilina, luksuskomplekte. No mis need maksavad siin kaubamajas? No nad on väga kallist, aga võib-olla 1400 eurot. Kas teil on kodus ka mõni siit poest ostetud komplekt? Mitu? No linad on väga väike asi, mis seal on ja linade hind, mis seal poes müüakse, on 10 000 eurot. Aga mida seal veel müüakse? Padjapüüri. No palju sul padjapüüre kodus on? 67. Mis hinnaga? 24 000 on per üks. Issand jumal. Jaa, mul on väga palju, 60. Just jõuluks ostsin veel 12 tükki. Milleks? No lihtsalt nad on ilusad. Aga kui ma tahaksin 50 euro eest sealt poest midagi osta, kas ma saaksin? Sa saad uksest sisse minna 50 euro eest. Saad uksest sisse piiluda, tehakse lahti ja võid välja ka minna. Aga siis pead jälle 50 eurot maksma. Kokku 100, edasi-tagasi. Aga mul on küsimus, palju maksab taskurätt? Taskurätti me ei müü, meil on taskulapid. Eesti rahvas on alati oodanud valget laeva. Sel aastal oleme oodanud lausa 4 laeva. Kohale neist on jõudnud vaid ainult üks, nimeks tal Leiger. Mis toimub tegelikult Türgi ja Poola laevatehastes? Esimest korda küsime seda otse allikast. Türgi laevatehase direktor Süleyman Pülüküll, tervist! Kuidas läheb teise Eesti laeva ehitus? Ürten bärdülür benden dürt biberber Millal ometi need laevad Eestisse jõuavad? No milline see on? Milline on see laev, mis lõpuks Eestisse jõuab? Kuidas palun? No suur tänu, härra Pülüküll. Aitäh! Nüüd aga on meil teisel pool ootel Poola Remontova laevatehase direktor pan Bžežogoš Kasovjak. Tervist! Ten dobře, pan Kasovjak. Ten dobře. Kus on Eesti rahva laevad? Toivovša bavajče do Dohanive Ševovolavči I Rakovje veče žol zdevevala. Miks on teil nii palju aega läinud? Bživče I najlepší slova
и такие веб-живого. Millal laevad Eestisse jõuavad? Дубжевода. Kuidas palun? Дубжевода. Ma näen teie selja taga meie laeva. Miks te ei ehita seda? Так. Kuida? Так, даже панство вживовы и левжавава. Kas te saate aru, et need laevad pidid Eestisse jõudma veel selle aasta sees? Kas te jõuate? Так. Milline on siis see laev või need laevad, mis lõpuks Eestisse jõuavad, kui nad jõuavad? Да, то je маленько. Malenko? Живове те Urve Palo, маленько, живе то и маленько. И еще такшо маленько. Так. Небольшой. Так. Jah, suur tänu. Pan Kašovjak, remontova laevatehas Poola. Ega häid uudised ei ole, aga paremad alles tulevad. Sügisel saabus rõõmusõnum, et Mailis Reps on taas lapseootel. Lähme tagasi suvesse ja meenutame seda ajaloolist hetke, kui toimus planeetide paraad arvamusfestivalil. Kohal olid 6 presidendikandidaati ja süttis säde. Ja ma usun, et ma ühtin siinkohal Aller Jõksiga. Need mängud, et kes annab saia ja kes saab õuna vastu presidendi ümber on täiesti kohatus, sest inimesed ootab presidendid hoopis midagi muud. Mailis, sa ütlesid ühtid minuga, aga mul on naine siin kaasas. Läheme nüüd kaameraga sündmuste sisse, võtame endale aega ja vaatame täpselt, kes mida ütles. Mailis Reps ütleb selle sõna. Ja ma usun, et ma ühtin siinkohal Aller Jõksiga. Märk on antud, signaal jõudis Aller Jõksile kohale. On üks naisterahvas, kes tahab temaga ühtida. Mõte liigub varvastest läbi seljaaju ajusse, kus ta kõditab käbinääret, mis genereerib hormooni. Käbinääre hakkab tööle. Ja süstib alla ühe mõtte, mis liigutab jälle läbi seljaaju suulihaseid. Ja nüüd, aga seal tuli üks asi meelde, laksti ja Aller Jõks ütles hoopis nii. Mailis, sa ütlesid ühtid minuga, aga mul on naine siin kaasas. Vaat just nimelt see asi, mis meelde tuli tee peal mõttele, et naine on ju kaasas. Naine on kaasas, aga nagu ütleb Kihnu Virve laul, et ei takista vallid, ei takista kraav. Takistab naine. Ka naine ei takista, kui kokku peab saama üks õnnelik paar. Mailis, sa ütlesid ühtid minuga, aga mul on naine siin kaasas. No, ma usun, et... No kui me seda situatsiooni siiski natukene veel analüüsime, siis näeme tegelikult, et Repsil oli see ka kõva pauk, et Jõksil on naine kaasas. Ta oli enne monitoorinud nagu pilguga seda publikut, et kas Jõksi naine on publiku hulgas. Ja talle tundus, et ei ole, et on roheline tee. Aga ta ei märganud, et see Jõksi naine on seal taga selle kõlari kõrval istub. Aga see kõik toimus päise päeva ajal Paides, kus tapeti 4 Eesti kuningat. Mida teevad lapsed siis, kui nad ei OÜ-ta? Loomulikult mängivad nad oma väikeste mängu autorollodega. Jah, autoroll on nii ilusa kõnaga sõna, et ma arvan, et kasvab peale terve generatsioon lapsi, kelle meelest see sõna autorollo on kõige ilusam sõna, mis eesti keeles olemas on. Et jagada seda rõõmu sellest ilusast sõnast, et tuua välja sellest sõnast peituv kaunis muusika, me tegime Peetriga suurepärase, väga kauni laulu, mille me kanname teile nüüd, kallid daamid ja härrad, ette kohe praegu. On võimas rekka, talle ikka annan takka, kuigi väljast kasin. On ta siiski võlumasin, rekkas salakambrid, imelised on need, 100 võite grammid, kui olen sõidumees. Teed mu näitab autorollo, kuigi liigub ta killagi kollo. Mul meeles vaid on autorollo, ta mulle palju anda võib. Teed mu näitab autorollo, kuigi liigub ta killagi kollo. Mul meeles vaid on autorollo, ta mulle palju anda võib. Shalalalalala,
ees on kapid. Kappides on palju pappi, kohus mind ei murra. Reka teeb mul urra, urra, rahaga probleeme. Võib küll oodata ees, seks mappunud skeeme. Olen võidumees, see mul näitab autorollo, kuigi liigub ka killagi kollo. Mul meeles vaid on autorollo, ta mulle palju anda võib. Teed mul näitab autorollo, kuigi liigub ka killagi kollo. Mul meeles vaid on autorollo, ta mulle palju anda võib. Shalalalalala, hei! Shalalalalala, shalalalalala. Shalalalalala. Nüüd on see fakt siis ametlikult kindel, et Soome Vabariigi 100. sünnipäeva ametlik jook on vana Tallinn. Palju õnne, Liviko! Me peaksime olema solidaarsed soomlastega, õige pea tuleb meie vabariigil 100. sünniaastapäev. Ja Peeter, mis on meie 100. sünnipäeva ametlik jook, kus oleme solidaarsed soomlastega? Kummardus soomlastele, eks me ole ka Soomet palju üle võtnud ja sel puhul oleks meie 100. sünnipäeva puhul mehukätti, aga et eestlased ei ole variserid, siis ega me niisama ka ei jätta, et paneme sinna royalpiirituse hulka. Ja Soome 100. sünnipäevaks rahvuslind võiks soomlastel olla Viru lind. Üks küsimus, millega õpilased alati loodusele õpetajad pinnivad, kui jutt jõuab evolutsiooniteooria juurde, et miks tänapäeval enam ahvidest inimesi ei arene. See on muidugi ekslik seisukoht, evolutsioon ei ole lõppenud, pidevalt areneb ahvidest inimesi. Nendest inimestest saavad täisverelised ühiskonnaliikmed, kes sulanduvad ühiskonda täielikult. Nad on täieverelised ühiskonnaliikmed ja väga ilusat näidet sellest arengust, pidevast arengust evolutsioonist, mis toimub iga päev, pakub see protsess, mis leidis tänavu aset Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiuga. Keskerakonna poliitilised konkurendid soovisid rääkida erakonna esimehe tervisest ja vanusest, siis õnnestus nende alatu rünnak eemale tõrjuda. Kongress on oma otsuse teinud. Keskerakonna esimees on Edgar Savisaar. Audiitorkogu on Keskerakonna rahavoogusid kontrollinud, probleeme ei leidnud. Need, kes kaotasid Keskerakonna kongressil napilt, aga veenvalt, on näha, et ei soovi sellega leppida. Aga ma tahaksin ikkagi kiita nii Mailis Repsi kui Edgar Savisaart, et tegelikult see kampaania oli Eesti poliitilises kultuuris väga soliidne. Keskerakonnal on suur tulevik. Sel juhul on suur tulevik, kui me teeme väga selgeid muutusi oma juhtimises. Erakonna juhtimine peab muutuma läbipaistvamaks, kollegiaalsemaks ja kas seal tekib ka uus juhtkond, uus erakonna juhatus või uus esimees, sõltub erakonna liikmetest. Edgar Savisaar ei seisama ka nii täna ja kui homme. Et Edgar Savisaar on inimene, kes on kahtlemata palju teinud, aga meie mõte on pakkuda mõtteerksust ja tulla kokku näiteks siin juba sel sügisel, kutsuda kokku Keskerakonna liikmed, teha pidupäev ja mõelda, kes võiks olla meie Keskerakonna esimees. Ja teie isiklik soov oleks tema suhtes? Mina arvan, et Jüri Ratas on valmis. Ja nüüd läheme oma kaamerate ja mikrofonidega tagasi juunikuusse, läheme Saaremaale, kus valiti Saaremaa kauneim lehm. Kust peab lehma hindama, eest või tagantpoolt? Igalt poolt. Laura Kuusk. Sest hinnatakse külje pealt, hinnatakse tagant ja ikkagi võib-olla kõige rohkem vaadatakse külje pealt, et näha formaati. Aga selliste kriteeriumite järgi saab hinnata kulturiste. Hinnatakse külje pealt, hinnatakse tagant ja ikkagi võib-olla kõige rohkem vaadatakse külje pealt, et näha formaati. Kui sadama ootab koju 100 laeva, siis 100 mees sealt 100 rõõmu leiab ees. Kui sadama ootab koju miinilaev Sakalat, siis ootan mina sealt ühte kindlat meest.
Nimelt avastas Maksu- ja Tolliamet 11. novembril Tallinnasse paaripäevasele puhkusele saabunud NATO miinitõrjegruppi kuuluva miinijahti ja Sakala pealt 56 kasti sigarette ning umbes 1000 liitrit kanget ja natuke ka lahjat alkoholi, mis kõik olid maksumärkideta. Ka Sakala komandöör esitas mereväe juhtkonnale sooviavalduse teisele ametikohale üleviimiseks. No tegelikult ma pean ikkagi tunnustama meeskonda, kes niivõrd raskes alkoholilastis, nad hoidsid küll reelingust kinni, kui laev sõitis sadamasse, sest meri oli ka tormine, laine oli päris kõrge, aga nad püsisid kõik püsti. Ja vaata, kui ilusti nad suutsid laevast välja tulla, hoides kinni sellest käsipuust. Ja need kriitilised meetrid, mis tuli astuda kuival maal, sirgelt kõndisid. Ja kui tuli ohvitseri, hoidis pead käega kinni. No, jube raske reis. Sõjaväelased ongi tugeva natuuriga, ta peab olema, aga teises küljes, kui hakata mõtlema, tegelikult meil käib Helsingi-Tallinna vahet, kogu aeg käivad laevad, need on alkoholi täis, need on sigarette täis, ei mitte mingit kontrolli. Ja seal ei ole mingisugune 56 kasti või 1000 pakki sigarette. Tähendab, ja inimesed annavad märku, vaata siin nad ei andnud märku, nad tulid sirgelt välja, eks ole, hoidsid, aga seal ju varuvad ju. No, ja mitte midagi juhtub. Peeter on ka suur vahe, kas ütleme eraisik või sõjaväene, sest sõjaväene olgu, mis on, peab säilitama sirge rühmi. No seda küll. Ja ütleme, need Eesti miinitõrjujad olid ikka väga vaprad mehed, sest see joove oli suur, kärakat oli pandud terve pika teekonnana, ma saan valvekord oli olnud pikk ja ma üldse ei imesta, et pärast sellist õudset merereisi, kus oli niivõrd pikk kärutamine, et see miinilaeva komandör võttis pisut aja maha ja soovis natuke puhata. Uut aastat loodetavasti palju õnnelikumad, kui oli möödunu, tervitab palavalt armastatud ekspeaminister Juhan Parts juba Luksemburgi suurhertsogiriigi kuldsete tähtede all. See oli väga hea asi. Kallis Mihkel Kärmas, millest me räägime? Ärge nüüd Eesti Energia juhte ja ka uusi juhte võelge mingi kuldsuudena. Täielik jama. No mida ta ohib siin? Ta on Eesti Energia juhatuse esimest asi on pakkuda lahendusi, mitte käia ja ohkida nagu mingi jobuda. Mida me möliseme siin? Mida me valetame oma rahvale? Mul on tegelikult hästi hea meel, et härra Parts Eestist minema sai ja mul on ka tegelikult suur kergendus Eesti pärast. Siis kui ma hakkan mõtlema Juhan Partsi vägitegudele raudteetranspordi, lennutranspordi, meretranspordi ja muude transpordiliikide arendamisel, siis ma kardan, et väike Eesti poleks Juhan Partsu lennukatele ideedele enam vastu pidanud, et veel üks selline Partsu projekt nagu Estonian Air ja Eesti oleks murdunud pooleks. Mis saab Luksemburgi suurhertsogiriigist? Kuidas hakkab lendama Luksemburgi Air? Millised raudteetranspordiprojektid ootavad väikest palju kannatu Luksemburgi hertsogiriik ees? Milline saab olema Luksemburgi ühendus väikesaartega, kui tal on mõni väikesaar? Ma ei tea, mind ei huvita. Mul on hea meel, et Luksemburgi ja et Juhan Partsi ja meie vahel on terve suur tükk pagulastega täidetud Euroopat. Mida me möliseme siin? No mida ta ohib siin? Täielik jama. Kui saaks välja anda eriauhinna 2016. aasta kõige nunnum kuritegelik uudis, siis see kandidaat tuleb oktoobrikuust. Politseinikud leidsid narkokuriteos kahtlustatava mehe taskust siili. Mulle tuli kohe meelde see laul, saatsid mind koju ja ümber mul su mantli siil. Aga siilikene, nii väike siilik on sattunud kuritegelikule teele ja on ühe kurjategija taskus. See on küll nii uskumatu uudist ja Peeter, kas sa oskad selle kohta midagi öelda? Kas seda saab taskusse panna? No vaata, kuna oli tegemist narkomaaniga, kelle taskusse leiti, eks ole, siis ma arvan, et narkomaanil ei ole mitte selle vastu, et siil teda natuke torgib. Võime küsida, kuidas see siil mahub sinna tasku? Kui sa võtad kõva koguse ravikanepit, suitsetad ära, siis taskud muutuvad ju ka. Jah, suuremaks. Taskusse mahub terve maailm. Ja siil läheb elastsemaks. Siilidavad lidusse. Siil on nagu sinu sõber, kes saab kõigest aru, mis sa räägid. Ta on nii nunnu. Aga nagu te näete, siilipoiss on praegu jälle vabaduses. Narkomaan on vangis. Aga siilipoiss on vabaduses, nii et kellel on vaba tasku ja hea tuju ja tahab lauba õhtul kohtuda politseipatrulliga, kes tuleb viiu, siilik juba ootab. Kui käis tohutu mõttetalgu Ermamaa võlgade ja EAS-i toetus ümber, siis Mihkel Raud kutsus oma saatesse asju selgitama presidendi kantselei endise direktori Siim Raie ja nagu sageli juhtub, muu jutu seest Eesti mööda minnes tuli välja väga põnev fakt.
Riik ei ole täna pakkunud riigi peale sellist teenust nagu residents. Kui meil oleks presidendi residents, see on autojuhi korter, oled sa seal käinud? No see on nüüd küll tõeline pauk, et Kadrioru loss, see on lihtsalt üks autojuhi korter ja nüüd meil ongi otseühendus Kadrioru ja autojuhi korteri Asukaga. Härra, kes teie täpsemalt olete? Ma olen autojuht. Miks te elate Kadrioru lossis? Miks? See ongi minu korter, noh. Ma tulin sõidust, auto oleks katki, karbuss täitsa umbes, panin siia korra maja ette telliste peale ja läksin sisse, noh. Aga seal elas ju president. Ei elanud see mingit presidenti. Maja oli täitsa tühi, nagu esmaspäeva hommikune kõrts, tead. Õudne, te olete ju tüüpiline puuküürnik. Kas te saate aru, et uus president tahab sisse kolida? Kuulge, oot, ma räägin ju teile, siin pole mingit presidenti, ja üks neiu käis siin koos ühe prillidega poisiga, küsis viisakalt. Kaua mul läheb? No kurat, kust ma tean, kaua mul läheb? No, ventikas vilistab kogu aeg. Vänkvõlli raisk läks karroosta. No kust ma tean, kaua mul läheb? Kuulge, aga teil käivad seal kõiksugu ministrid ja diplomaadid. Keegi peab ju tegelema nendega. No käigu siin kõik, ma ei tea, köstrid, möstrid. Mul on küünlad täitsa märjad. Ja sigaretisüütaja ka on kadunud. Kuulge, ma ei saagi teiega siin enam pikalt rääkida. Kurat, kui ma seda masinat korda ei saa, ma jäängi siia autojuhi korterisse elama, elu lõpuni. Jah, tundub mulle, et Kadrioru lossis saab järjekordne kommunaaldraama tegevuspaik. Puuküürnikust vabanemine ei ole kerge, lihtsam on vabaneda presidendist. Konkurentsitult aasta parim toode, mis Eesti kaubandusvõrkudesse on saabunud, on L'Oreali poolt juustehooldusvahend. Kustumatult balsamit juustejämeduse puudumiseni. Rikastatud filoksein ja toitev Shine Care seerum kahesuunaline. Koheselt juuksed on paksemad, täis keha ja põrgatama. Lihtne siluv, ekstra sära ja kaitset välise agressiooni. Soojus kaitselüliti, antisärisema. Mina kasutan seda balsamit oma lokkide hoolduseks iga päev. L'Oreal. Armastus sinu kodus. Terve see aasta painas Eesti rahvast mure, ega Edgar Savisaar ei ole juhuslikult altkäemaksu võtnud. Ajakirjandusse on lekkinud kriminaaltoimik Edgar Savisaare väidetavate tegude kohta, aga meie oleme kätte saanud, me ei hakka ütlema kelle käest, ühe koti, kus on need esemed, mis konfiskeeriti Kaapo poolt Hundisilma talus läbi otsimise. Asitõendid, mis võeti, mille suhtes teostati võetus, siin on palju erinevat kraavi. No see oli Edgaril saunas selline kumminui, millega ta siis väidetavalt peksis keriselt kuumust välja. Tegelikult on muidugi Kaapo mikrofon, kui see sisse rääkida, siis Kaapo kuuleb. Aga see on suunatud. See on teine Kaapo mikrofon. See on nüüd telefon, Edgar kasutas seda telefoniks, rääkis otse peakontoriga. Veel üks Kaapo mikrofon. Ja jällegi huvitav, inimene mõtleb, ta joob kohvi ja räägib ükskõik, mida sülg suu toob, aga kuulatakse pealt. Kaapost veel üks huvitav asi. See on üks huvitav asi, mis see oli tal vannis ja nagu ta vilistas, nii hakkasid kõik mikrofonid tööle. See on jälle üks asi. Selle ta pani ette, kui Siret Kotka tuli talle külla ja hakkas teda toitma ja ta ei tahtnud süüa, sest ta ütles, ma ei saa süüa, mul on praegu paha olla. Siis Edgarilt viidi ära ka üks CD-plaat. See on muidugi sigadus, ausalt öeldes. Ja CD-plaat, pelega metallikaplaat, tehmagneetik, päris hea plaat. No viidi ära tegelikult ka veel sularaha, erinevaid summasid, neid me teile näita, need me kulutasime ära. Siis leiti tema väiksed pulgad, millega ta sõi Hiina toitu. Jah, Hiina toidu söömise pulgad, jällegi inimene jäetakse nälga. See on tema vehklemismask. Ja see oli tal ees. Vehklemismask, sellega mõõtis ennast ja ka patraator. Ja kõige armsam asi. See oli küll hämmastav leid. See vapustas kõiki, aga palju nüüd Kaapo töötajad ütlesid, et pole sellist asja iialgi näinud. See oli niivõrd, terve, ütleme, kõik Kaapo salaluurajad tulid kokku ja vaatasid seda pilti. Kas on tõsi, aga oli. Peeter vaata seda, mis siin on. No ma ei usu, aga samas kui hakkad järele mõtlema, see on ju loogiline tegelikult. Ma ei tea. Aga nii on. Hoidke nüüd toolidest kinni. Edgar Savisaare Hundisilma talust leiti ka ja konfiskeeriti Andrus Ansipi pilt, mis oli
seinas. Palju on küsitud, millega tegeleb praegu president Toomas Hendrik Ilves. Toomas Hendrik Ilves kahjuks ei saanud nautida teenitud vanaduspuhkust. Ta pidi minema Stanfordi ülikooli raskele tootvale tööle, et teenida tasa aktsiaseltsi Ermamaa kulusid. Aga tal on väga suur panus Eesti ajalukku. Ta on olnud tohutu sünergia Balti riikide koostööle. Tema abikaasa Evelin Ilves oli rahvuselt eestlane. Järgmine abikaasa proua Eeva on rahvuselt plätlane. Kolmas kahtlemata tuleb Leedust ja neljas siis juba tuleb ka Leningradi oblastist Suvalki koridori kaudu. Millega tegeleb Evelin Ilves, meie poolt palavalt armastatud Eesti grand old first lady? Ta ei ole maganud, ta ei ole nutnud patja, ta ei ole viitnud oma aega tühjalt. Tema päevad on täis tegemisi, toimetusi, tuld ja särtsu. Orissaares peeti Evelin Ilvese seltsis maha naiselik musta pitsi öö. Peeter, me oleme sinuga mõnikord ka pidanud musta pitsi öid, aga need pole kuigi naiselikud olnud. Sest sa ei pese kurat oma pitse ära. Ma ei pese ära, jah. Aga sellepärast, et järgmine päev on hea võtta. Jube inimene, aga jääme Evelini juurde tagasi. Evelin Ilves kiskus Mart Sanderi vana Eurovisiooni haaval lahti. Sealt kohast lausa tõmbas või? Jah, sel teemal ei maksa pikalt minuga peatuda. Vabandust, Peeter. Sorry. Amert Tatt on läinud igavikku. Evelin Ilves likvideeris vaimsust sümboliseeriva nimega Facebooki konto. Evelin Ilves õppis oma saates seksieksperdilt erutava nipi, mida uue kallima peal voodis katsetada. Evelin Ilves pakub uue maailma tänavafestivalil elu parimat võileiba. Best sandwich of life. Ütleks ma pornotöösturite keeles. Why not double sandwich, ma küsiks selle peale. All right. Evelin Ilves vaevab pead müstilise sulelise üle. Jah, nii võib ka kana kohta tegelikult öelda. Pole nagu midagi, 2 koiba, eks ole, niuke valge asi, aga näed, välja tuleb muna. Evelin Ilves möllab koos Siim Rikkeriga Viljandi folgil. Ma tean, kõva möll oli, ma ise olin ka seal. Eesti naised, Lõhe ja Siig. Triin Tulev käis Evelin Ilvese tehtud võileibu mekkimas. Endine esileedi Evelin Ilves on vähem kui aasta käinud tagasi luksusesse rabelenud. Jube hea tulemus, Peeter. Millal sina ennast mitte tagasi, vaid üleüldse mingise normaalsesse elustandardisse rabeled? Ma rabelen kogu aeg, aga ei tule kuidagi välja. Sa pole ka esieedi. Laseme edasi vaata, mis on kirja pandud. Vaata. Ütle veel korra seda. Vaata, kuidas Evelin Ilves koos saare naistega nõiasuppi ja kuldset piima valmistas. Endine esileedi avastas... Ma väga vabandan Sven Mikseri ees järgneva lause pärast. Endine esileedi avastas, et akutrelli saab edukalt kasutada ka mikserina. Tõeline ingel, rõõmsameelne Evelin Ilves hullas lumes. Ja lõpetuseks kooda. Evelin Ilvesel on ükskõik, mida temast arvatakse. Andrus Ansipi üks suuri lubadus oli see, et Eesti jõuab 5 Euroopa rikkama riigi hulka. Seni veel Eesti Euroopa top 5 hulka jõudnud ei ole. Andrus Ansip ise küll viibib ühes 5 Euroopa rikkamast riigist ja millega ta seal tegeleb, vaatame järele. Yeah, I played Pokemon Go. I collected quite many of those points. I reached level 11. No mida ta ohib? Täielik jama. Yeah, I played Pokemon Go. I collected quite many of those points. I reached level 11. Heade mõtete linna Tartu harmooniline elu on tõsiselt häiritud. Nimelt on linn nimetanud ühe Emajõeäärse tänava Madruse nimeliseks, mis kohalike elanikke väga häirib ja on lausa solvov. Me oleme loonud telesilla otse Tartuga Madruse tänava elanikega Elmar ja Angeelika Kivistik, neiupõlve nimega Kährik. Tähendab, kui me ostsime krundi siia Emajõe äärde, ainuüksi see krunt ise maksis 150 tonni, siis veel hoonestusõiguse ajamine, detailplaneering, asfalt. Torud! Just! Torud on ka veetud, maja muuseas me oleme ehitanud nii, 8 tuba, robot, tolmuimeja, batuut,
Meil on kristallist vann. Meil on Saksa sanitaartehnika. See kõik maksab, saate aru. Me oleme investeerinud siia tohutult raha. Ja nüüd meid mõnitatakse. Ma ei tea mitte kedagi, kellel oleks okei elada Madruse tänaval, kui siin samas kõrval on Kapteri tänav. Minu arvust on see ära panemine. Ütle neile, et me pole mingid värdjad. Just. Me tahame lihtsalt öelda, me pole mingid värdjad. Et meiega niimoodi käitutakse. Mul on firma, mul on korralikud riided, mul on korralik käive. Aga mis nime te siis tänavale sooviksite? Mis nime? No kui enam ei ole normaalse nimesid alles, ma ei tea, siis võiks panna mingi jumala suvalise nime. No näiteks Tartus juba on Filosoofi tänav, mis ei tähenda sisuliselt mitte midagi. Jaa. Meil võiks olla samasugune suvaline nimi. Filosoof on see, kes kogub marke. No vot. Meil võiks olla ka kellegi sellise tänav, kes midagi kogub, no kellel on elus eesmärk, mitte mingisugune nõme Madruse tänav. Aga mis saab siis, kui te kohtus kaotate? Jah. Come on! Kuule, see ei ole lihtsalt võimalik. Meid kaitseb Aivar Pill. Ta kaitses Veerpalut ka. Ja nüüd kaitseb meid. Me nõuame linnalt valuraha. Kõik sõbrad naeravad meie üle. Meil ei käida enam külas ka. Linn peksab täiega näkkus silma. Ja meid ka ei kutsuta enam kellegi juurde. Vaat mida nii nõmedal tänaval elamine meie eludega teinud on ja koer on ka kurat närvis. Me oleme ehitanud täna oma saate üles põhimõttel igaühele midagigi. Nüüd on siis see rubriik, kus saavad oma laksu kätte peerunaljasõbrad. Kes tegi? Eesti Gaas tegi. Noh, mis sa siin ütled? Ega siin ei olegi muud lisada, et kui need naljad jätkuvad pikemat aega ja segavad magamist, siis pöörduge doktor Vassiljevi poole. 2016. aasta jääb meile paljudele meelde kui aasta, mil me kõik hakkasime tegelema rallispordiga, rallisõiduga ja see ei ole mitte lihtsalt selline ajaviiteks kimamine, tont teab kuhu, tont teab milleks, vaid alanud on viinaralli Eestist Lätisel lihtsal põhjusel, et Lätis maksab alkohol tunduvalt vähem kui Eestis. Tuhanded eestlased iga päev reisivad Lätti. Sina, Peeter, oled kogenud rallisõit ja kuidas siis peaks viinarallit sõitma? Kas sul peab olema kaasas kaardilugeja, kaart? Kuidas need reeglid seal on? Kaardilugeja peab kindlasti olema, sa pead ju teadma, kuhu sa lähed. Ja sa pead teadma ka seda, et kus on viin odavam. Ei ole mõtet Eestis sõita Soome viinast. Küll aga Lätti, väga õige. Ja tekibki selline huvitav ring. Eestlased käivad nüüd Lätist ostmas, lätlased käivad, eks ole, Leedust ostmas, leedulased käivad Poolast ostmas. Nüüd teistmoodi ring, soomlased käivad Eestist ostmas, eks ole, selline, ja rootslased käivad Soomest ostmas. Juba hakkab selline looma, eks ole, väike ring. Norras on ta veel kallim, eks ole, siis rootslased ühendavad siit ülevalt, tulevad selline joon tuleb Norrasse, norralased omakorda seavad ühenduse Taaniga, viina seost, ka rootslased lähevad Taani, põikuvad sisse ja sakslased liidavad jällegi nii Taani kui ka Poola suuna, ehk siis tekib selline ilus Läänemere viinakett. Jaa, see on ikka kuldne ring ümber Läänemerega. Kas kõik see poleks palju lihtsam ja palju, vaeva vähem nõudvam, kui, selle ringi sõitmise asemel täita Läänemeri, sulgedes ennem Taani väinad täita Läänemeri viinaga? Väga õige, Mark. Peeter, paljud, noored, eriti just alaealised, nemad kangeid jooke joo, nad tahaksid juua siidrit ja selliseid lahjemaid jooke. Kas näiteks noorte jaoks ei võiks sisse seda, et siseveekogud oleks Võrtsjärv. Kuidas selles keerises saab hakkama see Eesti Vabariigi esikarsklane ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski, kuidas tema selles kaardis, kuidas tema sellele pildile mahub? Selleks on Island, siin Põhja-Island, ega sealt ära saada on väga keeruline ja kuna ta ei võta alkoholi kaasa, siis seal ongi karske elu. Nii et tulevik saab olema ilus, jätkugu Eestil mõistust tõsta viina aktsiisi, et eestlased rohkem saaksid Lätit käia külastamas ja osta sealt viina ja sigulda keppe. Nagu ikka me valime aasta parima, ükskõik mis valdkonnast. Nüüd siis pressipreemia aasta parim pealkiri
ja selle on avaldanud portaal Elu24. Kättemaksukontoris litsiks kehastunud 16-aastane neiu on reporteri jõuluvideos tuntud armas sissi-sussi tüdruk. Jaa, Peeter, see on tegelikult näide, hea näide sellest, minne peab üks pealkiri olema, sest loeme korra veel seda pealkirja. Kättemaksukontoris litsiks kehastunud 16-aastane neiu on reporteri jõuluvideos tuntud armas sissi-sussi tüdruk. Vaat, et me peamegi nüüd teadma seda, et hea pealkiri on selline, mille puhul ei tekke enam küsimust, millest lugu räägib. Lugu polegi vaja. Kõik on ära öeldud. Sest näiteks võtad ette pealkirja tõde ja õigus. Sa ei saa mitte muhvigi aru, aga elu on ju kiire. Elu on ju kiire, sa pead info saama kohe kätte. Kes, kus? Et sa hakkad mõtlema, et kes oli see sissi-sussi tüdruk, kus ta esines, mida ta kehastas, kus kohas. See kõik on olemas. Elu24 on teinud pealkirja, kättemaksukontoris litsiks kehastunud 16-aastast. Neiu on reporteri jõuluvideos tuntud armas sissi-sussi tüdruk. Super, noh, meie poolt auhinnaks. Mida me raadsime neile auhinnaks? Ma arvan pudel viina, mida te võite oma raha eest osta. Okei. Tänavu sai valmis Eesti Rahva Muuseumi uus maja ja uue maja kõige tähelepanu-väärsem objekt on loomulikult köök ja ausaldades, et selles, et maja valmis saab, ma ei kahelnud, aga köögi osas olid mul kahtlused kuni lõpuni ja neid kahtlusi kahjuks toitis ka ajakirjandus. Need pealkirjad, mis ilmusid läbi suve, olid tegelikult hirmu äratavad. ERMi superköök võib maksma minna kuni €500 000. Ma mõtlesin, kas see €500 000 on siis mingi probleem, kas me ei leia seda €500 000. Siis tuli uudis, et ERMi superkööki sobib ainult ühe tootja portselan. Taevanarm. Kas jääb siis köök olemata, et portselani ei leita? Siis tuli kurb teada, et ERMi köök ei valmi tähtajaks. Ja lõpuks alles oktoobri alguses õnnestus ERM avada ja koos ERMiga avati ka köök ja siis tuli lõplik pauk. ERMi peakokk lahkub ametist. Mul oli plaan minna Tartusse ERMi einetama külluslikult. Kas nüüd on mõtet minna? Muidugi on. Kas ma pean hakkama ise küpsetama? Ei. Kokk läks minema, aga koka asemel on nüüd Tõnis Lukas. Aga mida siis teha, kui Lukase valmistatud toit mulle ei maitse? Siis tuleb teda jalaga lüüa, et inimene saaks tunda, kui halb on teha halba toitu. Siin saate sümboolselt seda ise teha. Neitsi Maarja siin näete, on lahke näoga ja siin on lubatud sõna otseses mõttes talle jalaga virutada. Keskerakonnal oli aasta 2016 nagu Venemaale aasta 1917. Toimus revolutsioon, uus valitsus tuli võimule, möllati, löödi minema vana juht Edgar Savisaar ja tehti veel 1000 imet. Savisaare leer märkas muidki ümberkorraldusi. Ja vahetavad lukkega. Lukke vahetavad või? Päriselt. Mul võtit ei ole. Juhatuse liige Olga Ivanova täpsustas, et enne juhatuse koosolekut vahetati välja büroo lukud, uued võtmed jagati välja enne koosolekut. Vahetajaks oli tema sõnul uus peasekretär Jaak Aab. Ma palusin välja vahetada, kuna viimane kord vahetati vist 10 aastat tagasi lukke ja ma ei tea, kelle käes kõik võtmed on. Näed, ma just lõpetan ilusti praegult logo. Keskerakond on uuenenud praktiliselt või uuenemisteel ja kuna lukud on vahetatud ja osa on pandud luku taha, osa parteiliikmeid, eks ole, siis võikski olla selline uus Keskerakond 2016 ja lukk. Väga kõnekas minu meelest. Ja slogan võikski olla, et uus lukk paneb kõik kinni. Kõik sai alguse raha saamisest, salaraha, vastuvõtmisest, liberaha. Paljud said, ei meenu kõik, aga vist said. Ester Tuiksoo, Kalev Kallo, Villu Reilian, Arvo Sarapuu, Ummelas Mart, Matis Ongisepp, Toomas Lepp ja Elmar Sepp, Karin Tammemägi, Priit Toobal, Priit Kutser, Ivo Parbus, Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Ei, Heimar ikka ei saanud. Või sai selline tohuva pohu, et segi läheb. Kes sai salaraha ja kes jäi ilma,
sa tuline muna küll. Igatahes loodud nüüd nii, et kinni minek on praktiliselt kõikidel, kes raha said, kes raha võtsid. Jah, pääsu pole neil, Rootsi kardinad, väike kõlekong. Nende õnnetute seas on ka Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Lenk vist ei puutu üldse asjasse. Kui puutub, mine võtta kinni, kus tõde, kus vale. Aga jah, vanglakandidaatide nimekiri on küll väga pikk. Ester Tuiksoo, Kalev Kallo, Villu Reiljan, Arvo Sarapuu, Ummelas Mart, Mati Songisepp, Toomas Lepp ja Elmar Sepp, Karin Tammemägi, Priit Toobal, Priit Kutser, Ivo Parbus, Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. Edgar Savisaar ja Heimar Lenk. See oleks küll alles pauk, kui nii palju inimesi korraga vangi pannaks. Oh, sa ropp ja roojane, pime hull ja pöörane. Lõppev aasta oli Eestis ka kahtlemata seksuaalse vabanemise ja seksuaalrevolutsiooni aasta ja barrikaadidele viis meid Toomas Hendrik Ilvese ikkest vabanenud Evelin Ilves, kelle juhtimisel elukestev õpe sai uue peatüki. Meile saime selgeks uue sõna, see on lingam. Lingam, see ei ole mingi Vaikse ookeani kala, see on üks teatav massaažiliik, mida õpetab koolitaja Epp Kärsin, kes meile lahkelt kõigile nüüd teeb selgeks, kuidas tekitada kodus üks korralik lingam. Lingam on meeste suguelund. Ehk valguse sammas. Jällegi näiteks lingamassaasil, mida ma õpetan seksuaalenergiat suunama. Mehe keha hakkab täitsa värisema, naine suunab seksuaalenergia ülesse, plahvatusoht läheb mööda ja me saame jätkata järgmiste positsioonidega. Ja kodudes võtame ette kõik paberid ja pliiatsid ja joonistame paberile valguse samba. Onu Peeter ja tema vallatu pliiats on juba valguse samba joonistanud. See on siis, nagu ma aru saan, tuletorn. Jah, see on tuletorn. Siit siis pritsib valgust. Aga meil on nüüd tuletorn tehtud, vaatame nüüd koolitust edasi. Vaatame. Sa räägid hästi ilusasti sellest, et naise süda on peopesas. Peopesas, nii meestel kui naistel. Nii meestel kui naistel. Mina just tahtsin küsida, et kus see mehe süda on? Nüüd me oleme jõudnud sellesse etappi, et süda on peopesas. Kuidas joonistada, et süda on peopesas? Teeme lihtsalt selline niimoodi ja siia paneme süda. Et siis... Oh jumal, 5 seda ja 1 see. Viiekesi tuleme präänikute maal, meil süda õige koha peal ja muu on kohal ka. Aga jätkame lingami koolitusega. Jätkame. Minu enda vanaisad oli 80+, kui ta käis eesnäärme lõikusel ja esimene asi, kui ta toibus, küsis ta enda raviarstilt, kas ma seda asja teha saan. Ja minu jaoks oli see väga üllatav, kas tõesti nii vanad inimesed veel seksivad. Seksivad küll. Vot siin meenutati, mul tuleb sellega meelde, et minu vanaisa käis taganäärme lõikusel ja esimene asi, mida ta küsis, et kas nüüd on kõik. Üks 63-aastane härra läks koolituselt ära, ütles, et tead, Epp, täna ma lähen koju ja vaatan oma prouat ikka täitsa uue pilguga, kui ta oli saanud teada, et lisaks G-punktile veel on naisel U, A, O ja B-punkt, millest ta ei olnud kuulnudki. Ah soo, ja vaat ma imestasin just üks päev, ma sattusin trolliga sõitma paar peatuse vahet ja imestasin, miks pensionärid istusid, suur grupp pensionärid istusid ja laulsid Nad tulid koolist tulid. Ja see on alati küsinud, kui pensionär, kust tuleb pensionär, kui tal on ranid seljas, siis ta tuleb koolist. Aga kui ranitsid tööle, ta tuleb turult. Minu koolitusel on olnud kõige vanem proua 73-aastane. Ja lõpus igaüks kordab enda rahulikus tempos. Ja nüüd see vana proua, Herbertit, me kutsume hellitavalt neid tildosid Herbertiteks, tegi oma positsioone läbi ja ütleb täiesti tõsiselt, tead, ei ole mina elus mitte ühegi mehe nii palju vaeva näinud kui siin.
Lingamassaaži suur propageerija ja eestvedaja, eeskõneleja on ka Eesti Olümpiakomitee president ja suurärimees Urmas Sõõrumaa. Urmas, sa oled soovitanud meestel hommikuti lingami massaaži teha iseendale. Mis sa naistele soovitad? Sama asja, ehk lingami massaaži. Nii vana kui oled, nii mitu pea, nii mitu korda pead piltlikult öeldes oma suguelundeid ka masseerima. Ma soovitangi kõigile tegelikult esimene asi, mida hommikul teha, kergelt masseerida oma siseorganeid, sealhulgas ka seksuaalorganeid, hingata neile vähe pingutatult õhu energiapatte ümber, et neile kõikidele organitele moodustuks omaette energiapadi, et nad ei oleks teineteise otsas ja kindlalt on kõigil oluliselt parem olla. Meil on väga hea meel teatada, et õigekeelsus sõnaraamatusse on juba sisse toodud ka uus sõna, mis on tekkinud siis tänu Urmas Sõõrumaale. Et lingami massaaži käigus võib ette tulla ka sõnaust. Sõnaust, täpselt. Ja see sõna on hõõrumaa. Ehk siis lühendatud ka hõõrukas. Hõõrukas, eks ole, hõõruka, hõõrukat, hõõrukasse kääname seda hõõrukate mitmuses. Hõõrukaid, teeme hõõrukaid, teeme koos hõõrukaid. Peaks ühe hõõruka tegema. Oli mõnus hõõrukas. Mida sa nädala vahetusel tegid, kui üks ja teine vastab, käis üks hõõrukas hõõruka otsa. Hõõrukas hüüab tulles ja kui hakkad mõtlema, Mart, hõõrukas tegelikult lõpuks hüüabki. Ja mis ta hüüab? Nähtus nimega prostitutsioon on väga kaval. Politsei püüab teda küll igalt poolt hävitada, on kinni pandud bordellid, on kinni pandud või hoitakse vähemalt silma peal korteritel, väikstel bordellikestel, kus tegutsetakse paari kaupa, kolmekesi. Aga millegipärast võim ei märka ja ei oska hinnata, et sellised head kohad, nagu on suured kaubanduskeskused, seal võib ka prostitutsiooniga väga head business teha. Palun väga, tšekk Kadaka Selveris, õun 82 senti, prostituut 17,90, väga hea hinnaga. Hiiurukki leiva võtad ka, eks ole, maitsed mahekurk, täiesti loogiline variant ja moosi natukene. Mõnus romantiline õhtu ja kui te selle kombo eest kassasse maksma lähete, ärge unustage partnerkaarti läbi tõmmata. See aasta läheb ajalukku kindlasti sellega, et Eesti rahvas pääses Reformierakonna ikkest. Viimaseks peaministriks jäi Taavi Rõivas, kes tegeles vaid peenhäälestusega. Võib ju jääda mulje, et temast ei jäänudki mingit pärandit, aga ei, tegelikult pärand on täiesti olemas ja see on käega katsutav. Ja siin nad rikkalik valik sokke Taavi Rõivase garderoobis. Palun väga, millist soovite? Punatäpp, valgetäpp, rohelised, kirjud, kollased, punased. Nii et miks need sokid on meie käes, meie laual, miks nad näiteks ei ole Jüri Ratase jalas, kellele päranduseks nad sinna kabineteid? Probleem on selles, et Ratase jalg on nii kohutavalt jäme. Need sokid ei lähe talle jalg. No jah, Rõival on ju see, tal on nagu pardi jalg, hästi peenike. Et ses mõttes nii armsad sokid on jäänud maha Taavist. See puust käekell, mis Taavi Rõivasel oli, see kahjuks põles maha lohakas uissetamise tõttu, millega tegelesid Sahkna ja Ossinovski, nii et ei saa öelda, et Taavist poleks midagi maha jäänud. Jäi küll. Jah, jälle peab vana teema juurde tulema. Eesti märk, eestlased kulutavad õudselt palju raha, et ennast kuidagigi teha nähtavaks terves maailmas. Soomlased, palun näiteks Tais, just külastasin Taid, läksin hommikus sööma ja mida ma vaatan, soomlaste Finland breakfast, kõigi erinevate teiste riikide breakfastite kõrval maksis natuke üle 2 euro ja sisaldas minule täiesti piisavalt ühe kohvi, väikse viina ja ühe sigaretiga. Ja mis nimi sellel tootel on? Blörö, loogiline. Blörö. Mis siis veel? Blörö. Ja müüb ja soomlasi teatakse, nii et vähe ei ole. Mõni minut on jäänud veel, et uus aasta keerab oma valge lehe meie ees valla
me väga täname, et te veetsite viimased minutid meiega koos Mardiga. Oli väga tore. Uueks aastaks soovime teile palju vilja aitadesse, põrandale, katusele, et oleks ikkagi raha, et oleks õnne ja ilu teie peredes ja kodudes. Aga nüüd, kallid sõbrad, nagu on saanud juba traditsiooniks, et vana aasta viimane hetk kuulub presidendile. Sealt ta tuleb. Meie soovime teile head vana aasta lõppu. Head uut aastat ka meie pool! Minu kallid estoonlased, paljud on öelnud, et ma ei hooli teie riigist, et mul on, nagu ütleb üks mu sõber, pohhui. Midagi pole tõest kaugemal. Ma armastan Eestit. Teil on fantastiline riik. Ainult üks väike asi häirib mind. Eesti võiks olla veel fantastilisem, suurem. Te ärge öelge, et teil on väike Maarja. Öelge, meil on jumala normaalse suurusega Maarja või mega Maarja, hiigel Maarja, maailma suurim Maarja. Avasite uue Eesti Rahva Muuseumi, palju õnne, aga miks see nii väike on? See ei ulatu mu tornide poole pealegi. Tehke suurem.